Tervitus, head kuulajad, tere tulemast taas kord Suusaakadeemiasse. Algab valmistume Tartu maratoniks 4. võib öelda jutusaade. On vist nii? Meil on täna külas eestlastele tuntud Margus Ader. Tere, Margus! Ning üks mees on veel, kes siis on lugematul hulgal intervjuusid elus andnud, aga me pole Margusega kordagi teda ristküsitlenud sporditeemadel. Jah, kuna me oleme vormis, et mina tegin eile laskesuusa ülekandeid, Vahur oli murdmaasuusatamise maailmakarika etapil, nii et me oleme väga valmis. Ma loodan, et ka meie saate külaline on valmis. Aga sissejuhatuseks veel nii palju, et see mees sattus põhimõtteliselt peaaegu Tartu maratoni tänu sellele, et jõudis Suusaakadeemiasse, oli pissihäda, tuli mootorrattaga, mis on õigele spordimehele täiesti kohane. Et tere tulemast, Jan! Tere! Jan, kas oli päriselt nii, et sul oli pissihäda, sa tulid Suusaakadeemiasse ja nüüd oled teel poole suusaga juba Tartu suusamaratonile? Ta umbes niimoodi oli, jah. Õnneks mind võttis Vahur siin vastu. Vahur ütles, et palun. Tee oma häda ära. Ma käisin ära, aga siis ta pärast ütles, et kuule, et ma tulin sealt välja ja siis rääkisime juttu Vahuriga ja siis ta ütles, et kuule, et tule suusatama või kuidas sa ütlesid mulle? Ma ütlesin, meil on talvel on need 100 suusatundi, me õpetame inimesi ja suusaliidul mul oli head eeskuju vaja. Ma küsisin kohe otsa, et Jan, kas sa tahad olla selle aasta hea eeskuju, et Tõnis Niinemets oli eelmine aasta. Jah. Mina ütlesin, et loomulikult ma tahan. Sellepärast, et aasta tagasi ma kohtusin Riias lennujaamas, ka väga sportlik koht. Kohtusin Indrek Kelguga. Tema ütles mulle niimoodi, et hakka suusatama. Ja siis, aga mulle niimoodi, et kui mulle mingid suusa asja üldse öeldakse, selles mõttes mul on nagu instinktiivselt, nagu lumi tuleb, ma kujutlen ennast suuskadel, sellepärast, et suusatamine üldse hoiabki mind üldse mingil määral spordi juures, et kui suusatamist poleks, siis ma oleksin lihtsalt parm. Suusatamine ja hea eeskuju. Oled sa selleks valmis? Hea eeskuju. Suusataja Jan Uuspõld. No ma arvan, et ma olen, jah. Et teatris peab olema distsipliin. Muidu ei tule sellest näitemängust midagi välja, kui sa ei allu nii-öelda korraldustele. Ja ma eeldan, et olla eeskujulik tervises sportlane, kes jõuab maratonis starti, kes on kõige olulisem. Ja hea on, kui finišisse ka jõuab. Siis seal on ka distsipliini vaja. Siiamaani ma ei ole treenerilt veel niisugust laiskuse eest märkusi saanud Ave käest. Aga me ei ole muidugi väga karmiks veel läinud ka. Me treener Aveni veel jõuame, aga mul üks sõber rääkis loo, et ta kuulas raadiot, ma ei mäleta küll, mis raadio see oli, aga siis, kui tuli see pressiteade, Ringvaates käisite vist või et sa hakkad nüüd valmistuma, et siis keegi raadiosaatejuht olla selle uudise valinud nädala uudiseks. Jan Uuspõld läheb Tartu maratonil, see oli nagu nädala uudis. Sa kõnetad Eesti rahvast küll. Jan, või see oli seotud aasta 2007 vist oli, kui see film, et Jan Uuspõld läheb Tartusse, äkki on see sellega kuidagi seotud inimeste segamini. Keegi ei usu, et sa suusatad ja lähed suusamaratonile, vaid võeti see 2007, mis oli siis ju väga vaadatud film. Ja ütleme selle kuvandi järgi, mis mul on, ega ma ei ole ju väga suusataja profiili välja ei anna või väga sellist eeskujulikku sportlase profiili. Aga on olnud ka kordi, kus ma olen lihtsalt põõsast välja karanud ja ma ei tea, mis jumala abiga või lihtsalt on olnud hetki, kus ma siis olen nii-öelda nagu näidanud, et ma võin suusatada ka, kui vaja. kui intriig tekib, aga me jõuame tegelikult suusavõistluste juurde ka, sest sul varasemalt on neid tulemuste raamatust leida küll. Ühe asja sulle vahele võin öelda, et kõige esimene suusavõistlus, mis ma võitsin. Neid on mitu? Aga neid on vist 2 vist ongi. 2 vist ongi. Aga esimese ma võitsin 6-aastasena. Nii et ma ise ei teadnud küll, et ma võistlesin. Diplom on alles, jah? See on, ma arvan, et mul on emal see alles, jah. Et see on nagu Hiiu staadionil toimusid mingid võistlused, aga mina niikuinii suusatasin seal kogu aeg. Aga kui lund oli, ma muud ei teinud.
sest ema pani mind kohe suuskadele, ma mäletan ennast ennem suusatamas kui kõndimas. No ja siis seal oli mingisugune võistlus ja siis tuli üks, ma ka vaatasin, mis seal toimub, nagu ma käisin ka hüppevõistlusi tihti nagu vaatamas, kuna ma elasin seal Mustamäe hüppetornide lähedal. Siis tuli üks naisterahvas ja ütles, noh, mis sa siin niisama seisad, tule siia, pane nimi kirja, ma panen nime kirja ja siis siin on number ja start on seal. Siis ma startisin, sõitsin ära oma distantsi ja läksin koju ja ma kodus ka ei rääkinud sellest midagi, ma olin siuke flegma, ega ma ei rääkinud eriti midagi ja siis mingi mõne päeva pärast ema sõbrannad tulevad, et vaata, Jan on lehes. et 6-aastane Jan Uuspõld võitis oma vanuseklassis selle suusavõistlusena. Et esimene võit on nimelt, et ma ise ei teadnudki seda. No näed, me jõudsimegi lapsepõlve niimoodi, et me ei pidanudki nagu suunama sind lapsepõlve, et mäletad sa ka esimest suusamarki, millega toona sõideti? Seda marki, no kõige esimesed olid need rihmadega, need olid rohelist värvi ja seal oli jänese või karu pilt ees nende tippude juures, rohelist värvi, puusuusad muidugi. Karhu, kui karu oli karhu, kui jänes siis tiiber. Oleks mul olnud midagi karhu me kirjutasime ise omale mütsi peale, et oleks ikka karhu. me elasime ju ainelises puuduses, meil ei olnud ju vähe magusat ja puust mänguasjad ainult, vaata, ja puust suusad. Aga mul oli vanaisa, kes oli selline, kes nagu ikkagi oli kuidagi, ta müüs turul vist ploome ja asju, mis ta oli rikkam kui teised. Tema kinkis mulle Tundra suusad, need poolplastikud. Aga need ma sõitsin puruks kohe siin Otepää suusalaagris olime, Tehvandil. Lolli peaga mäest sõitsin alla kuidagi, mingi sügava jälle sisse, siis ma oli nii kahju. Peale seda julgesid koju ka minna, kui suusad kaitse sõitsid? Ei no, ma ei saanud, treeninglaager ju kehtis edasi. Siis ma sain mingisugused ka rohelist värvi, mis oli plastiliiniga alt kokku määritud. Treener leidis mulle kuskilt keldrist, et siis ma pidin neid kõigepealt puhastama, sest plastiliinist puhtaks. Mul läks mingi päev otsa selle peale aega. Põhimõtteliselt tegin ise suusad endale. Küll mul oli kahju nendest Tundra suuskadest. Aga niisugust Estonia või Tallinn või mis olid niisugust šefimad, nüksi mul ei olnud. Selliseid mul ei olnud, jah. Aga kui sinna 6-aastase juurde tagasi minna, kui sa startisid, lähme siis sinna lapsepõlve koju tagasi, et kuidas sa mäletad ennast 6-aastaselt juba tegid sporti kõvasti, et mis su esimesed sellised arusaamad spordi tegemisest on, kui sa olid päris väike Jan? Kui ma väike olin, ma mäletan üks seda, et mul oli nagu ristiisa Tiit. Mitte ei ristitud, aga tollel ajal ikkagi pandi ristiisa, mitte kirikus, vaid lihtsalt, et on keegi nagu, kes on, kui vanematega midagi juhtub, siis on keegi, kes võtab su nagu üle, vanu Tiit. Tema tunnustas mind, ma mäletan just ka, me olime Pühajärvel ja siis ma ei jäänud tast maha üldse, ta tahtis must eest ära suusatada, aga ma ei jäänudki maha tast. Ka mingi 6-7 aastasena niimoodi, et ma nagu kuidagi tajusin seda asja, kuidas suuskadel saab edasi liikuda. Sinu jaoks sport ja lapsepõlv ongi siis suusatamine? Jah, põhimõtteliselt jah, suusatamine. Mulle ülejäänud asjad mis puudutas pallimängi ja nagu rahvaste pallis ma kogu aeg tahtsin, et ma hästi kiiresti pihta saaks, et ma mängust välja längaks. Mulle ei meeldi, ma ei suutnud palli püüda ega visata ega mitte midagi, suht kubakäppa. Aga sellised üksi rühkimise alad on need, mis mulle nagu meeldivad. Aga esimene nii-öelda mõtestatud treening, sa ütlesid, et sa oled ju kas suusahüpetes või kahevõistluses lausa kätt proovinud, on see nii? Et kui vana sa siis olid, ja kes sind suunas sinna treeningutele? Seal oli niimoodi, et me käisime vennaga ju alatasa seal ikka vaatamas, aga see tundus niimoodi, et need on ikka nagu mingid teistmoodi mehed üldse, kes hüppavad sealt alla ja et need on nagu mingi teise klassi inimesed. Üldse meil tundus, et mis meie siin üldse ja siis, et need ongi vaatamiseks need mehed, kes seal seda sporti teevad. Aga siis treenerid, ma mäletan, seal oli Kajak ja Jaak Hein ja siis olid Evartov ja Indrek Possul.
Evartov hakkaski, ma olingi Evartovi juurde sattusin ja siis olin Bossuli juures. Ja siis vennaga me käisime kogu aeg vaatamas, kuidas see hüppamine seal käib. Aga hüppamisi me tegime nende enda tehtud hüpekate pealt ikka kogu aeg, tavaliste suuskadega, kogu aeg hüppasime. Ja siis aga treener ikka aeg-alt see Evartov seal ütles, noh, poisid, tulge trenni, et mis te passite. Et nagu ja trenni, et nagu naljaga kutsub või nii. Siis me emale ütlesime kodus, et kuulge, et see treener kogu aeg ütleb, et tulge trenni. Ema ütles, et no aga minge siis. Siis ma küsin, no kas võib? Ema ütles, muidugi võib. Ja siis me läksimegi. Ja neid ma mäletan hästi, millegipärast mul oli Evartoviga tekkis kuidagi selline, mul tundub, et ta pani mind tähele selleks, et need olid need Voigtlanderid, need saksa hüppesuusad, mis olid kõigil seal. Aga mulle, kui ma läksin juba teise trenni, siis see Evartov ütles, et näed, need on sulle. Punased Elani suusad, esimesed välismaa päris suusad. Midagi ta ilmselt nägi minus, et ta andis mulle, sest see tähendas midagi, kui sulle antakse, kus sa saad Voigtlanderitest välja, nendest saksa suuskadest. Ja hüppasite kui suurtelt mägedelt? No seal olid need kaks, see päris väike ja siis see keskmine, mis oli hirmutav, aga sealt keskmisest ma juba hüppasin ka. Aga seal suure nõlva peal seal ikka harjutasime, aga ma kahjuks ei jõudnud selle et sealt alla sõita. Vaata. Mul on sellest tuline kahju. Seda ma kahetsen. Aga treeninglaagrid ja kõik need käisid ka siis spordimehe elu juurde? Me käisime ikkagi kolm aastat olime siin, et need laagrid olid, suvelaagrid olid siin Lõuna-Eestis ja talvelaagrid niisamuti. Otepääl siis enamasti? Jah. Aga mis aastad need olid siis? 6-aastaselt sa panid esimese võistluse kinni. Ma arvan, et see sinu treener märkaski sind, sina teda ei märganud, aga tema märkas, muidu poleks sulle elu sees punased Elane andnud. Et see kindlasti oli tal mingi siseinfo olemas. No eks tal oli. See tekkiski siuke loll, no see oli 86, me kolisime ära sealt Mustamäelt Keilasse. See saigi saatuslikuks võib-olla. Okei, et läksid treeningülmast kaugele. Ma algul käisin seal Keilast rongiga, sõitsin, vaata nii. Aga siis see jäi ikkagi ära mingi aeg, et ei jõudnud nagu sõita. Vahest, kui ma sattusin kondama sinna kodukanti nii-öelda Hiiule, paar korda nägin Evartovist, ütles, noh, kuule, millal sa ikka tuled, vaata. Siis ma jälle proovisin käia paar korda, aga noh, tead sa, ei saanud. Ja see Keilas olid hoopis teised huvid, tekkist igast bändi tegemised ja need asjad. Et see oli siis aasta 80 kuni 86 selle vahe sees. Vana sa siis olid, kui ma eksis, pühapäeval saad sa taas aasta targemaks? Järgmine pühapäev? Või see pühapäev tähendab? Minu puhul võib see lihtsalt number ainult olla, et ei tea, kas targemaks ma saan, aga siis ma olin, 73 ma olen sündinud, 87-aastane kuni 7 kuni 10. Midagi nii, jah. Aga kas sa mäletad seda hetke ka, kui nii-öelda sulle meeldis ju trennis käia, vanemad teadsid, et sulle meeldib trennis käia. Nüüd, kui te kolisite Keilasse, kas seal kodus ei tekkinud sellist diskussiooni või et kuidas nüüd ikkagi Jan saaks ikkagi trennis veel edasi käia? Meil ei olnud kodus, me olime hästi vabad. Me pidime ise otsima endale mingeid asju, aga me pidime otsima. Et meil ei olnud nii, et isa ütles, et lähed teed seda või lähed teed seda, aga kui me niisama laisklesime, siis me saime ka vastu kõrvu. Et midagi pidi tegema, et me ise otsisime. Et see, ütleme, et vanematel siis ei olnud nagu sellist, et kui nüüd poiss tuli trennist ära, et nüüd kindlasti võiks seal trenni poole tagasi käia, ehk et vanemate suhe esimese treeneriga sellist asju väga ei olnud. Ei, oli. Ema suhtles päris tihedalt selle Evartoviga ikkagi, aga siis kuidagi seal jah, et millegi pärast sai saatuslikuks. See ei ole tegelikult tänapäevas, mõtled, see pole üldse suur vahe. Keilast Hiiule on ju kiviga visatana, kõrvalkülad sisuliselt. Aga tol ajal mingid suusahüppevõistlusi ka tehti või tegite trenni, hüppasite või oli ikkagi mõõduvõtud ka? Siin olid, ikka olid, siis kui me olime siin nagu talvelaagris, siis me osalesime miskitel võistlustel.
aga ma ei tea, kuidas sealt mingeid tulemusi või midagi ja vot seda ma ei mäleta, et ma ikka ei läinud sinna suurde, ma ikka hüppasin, sealt tuli üks kõrvalt, üks mingi poolmägi või mis, ma ei kujuta ette. Apteekrimäel? Ja, sealt tuli kõrvalt mingisugune, see ei olnud väga suur, aga ta oli suurem minu meelest kui Mustamäe see keskmine hüppetorn, et sealt ikka nõudis siukest julgustükki sealt hüpata, aga ma ei tea, mis tulemused olid. Aga sa olid siis pigem kahevõistlev või suusahüppaja? No ma arvan, et pigem ma mõtlesin, et ma võiks suusahüppaja olla, et unistasin nagu sellest, et mul nagu need võhmaalad väga ka nagu ei meeldi. Kuigi sul olid 6-aastased võita. Kuigi ma suusatasin kogu aeg, vaata. Et noh, aga mis võhma seal suusatamisel ikka vaja? Kui tehnika on õige, siis libiseb ise ju. Aga teismelise iga tuli, siis tuli juba muusika ja kõik muu. No siis tuligi jah, tänu selle Keilale ja seal siis need ringkonnad, kellega ma seal Keila koolis oli niivõrd palju võimalusi, mis puudutab igasugust klassivälist tegevust, kunst, muusika. Seal mind pandi kohe orkestrisse, koori, mind pandi muusika erikallakuga klassi, sest avastati, et ma oskan laulda ja läkski rohkem sinna muusika ja show maailma peale see asi. Bändi ruumi õiguse ma sain seal kohe, millegipärast kogu aeg igal pool lastakse mind sinna, kui Hiiul sain Elan suusad kohe kõmaki ja seal lasti kohe bändi ruumi mind, et läks suureks bändi tegemiseks ja niisuguseks, kuidagi jah, need Keila huvid sõid ära selle suusa hüppamise huvi. Ma kuulasin seda saadet Käbi ei kuku ja siis seal käis see lause või mõte läbi, et sind ei ole võimalik ukse taha jätta. Et Keila koolis ka siis keegi sind ukse taha ei jätnud. Nojah, see on kuidagi sattunud niimoodi jah, et nagu sina ka mind välja ei viskanud ainult. Et mind on jah vist ühe korra ainult välja visatud sealt Angeli homopaarist. Mis sa tegid? Sa hakkasid lava pealt alla hüppama, mõtlesid, et oled suusahüppaja? Ei olnud, seal oli see aeg, kui need olid, ütleme niimoodi, täiesti teine äärmus spordile. Siis ma olin ikka täitsa, kuidas seda öelda, parm. Ja see oli see aeg, kui keelati ära suitsetamine nendes baarides, aga mina olin seda tüüpi, et mina ei leppinud siukest. Ma mõtlesin, et see mingi loll moe röögatus korraks, et see läheb üle. Et ma nagu kangelt suitsetasin edasi, aga see Angeli turvamees ütles, et võtta, ega sa ikka ei suitseta küll siin ja viskas mind välja. Jumalale tänu, et see ei olnud moeröögatus, et ma ei kujuta ette, kui praegu peaks suitsustes ruumides olema. Vaata tolleaegseid fotosid, kui tuhmide nägudega inimesed on. Hoopis teine, kõik, siuksed hallid näod, vaata, see on kõik see, me oleme kõik sest nikotiinist läbi imbunud, ükskõik kas olid laps või täiskasvanu või vanur, kellelgi polnud vaba valikut, eks. Aga see teismelise aeg, kui sa nii-öelda Keilas siis laulmine, bändid, asjad, et siis nagu sport oli nagu täiesti mitte midagi või samas ajal sa käisid koolis, kehalis kastus ikka oli. Seal oli ka pigem niimoodi, et seal ei olnud nagu see sport nii suures au sees nagu seal hüppemägede ümbruses, eks ole, suusasport just. Aga mul ei olnud ikka seal ka keeruline, mingid koolivõistlused, mul ei olnud nagu keeruline seal esimeseks saada suusatamises, aga ma ei teinud sellest nagu numbrit või. Ja siis oli, ma mäletan, kui ma sinna kooli sattusin, see oli spordipäev ja õpetaja, hästi tore õpetaja oli Virge Jaanre. Mina olin täitsa uus seal ju. Ja pärast spordipäeva sööklas, see oli tohutu suur söök, see oli hästi suur kool minu jaoks, vaata, Nõmme väiksest koolist minna sinna Keila kooli, see oli nagu meeletult suur. Mingi 1000 õpilast vist oli seal või? Siiamaani vist. Ja nüüd on veel suurem. Ja siis see õpetaja, kehaliskasvatuse õpetaja Virge Jaanre pärast spordipäeva käis sööklas ringi. Kes on Jan Uuspõld? Kes on Jan Uuspõld? Mis nüüd on? Siis on aga need klassikaased, siin. Siis. Nii, ja kõva häälega seal. Kuidas sa oma tulemust võltsisid? Kaugushüppe seda, just kaugushüppe. Pallivisked, kõik asjad, mul ei tulnud üldse välja. Täiesti nirud tulemust. Kaugushüppe, pika puuga kõigile ära.
ma ütlesin, ma ei võltsinud, et ma ju hüppasingi. See ei ole võimalik, et nii palju ei hüppa selle 5. klassi või 6. klassi laps on ju. Siis ta viis mind, ma ütlesin, ma ei tea, et lähme siis hüppame veel, kui sa tahad. Ta ütles, no lähme. Läksime õhtul hüppasingi nii palju. No. Ma ei mäleta, palju see oli ausalt öeldes. Kooli rekord, ma arvan. Millegipärast siuksed hüppealad on mul, kus saab hüpata, on nagu tore, on nagu meeldinud. Et kaugushüppe mul polnud ka probleemi. Siis ma ükskord oli ka hästi meie majas nagu oli ühe poisi isa, kes oli ka vahest viitsis poistega pulli teha ja Keilas, see oli ka Keilas juba. Tema ütles, et noh, nüüd läheme kaugushüppevõistlusi tegema. Läksime Keila staadionile, kes võidab, kui keegi teist mind võidab, ütles selle poisi isa, siis mina teen kasti limonaadi välja. Et meil oli seal keldris siuke saun, isad ehitasid siukse sauna ja värgi ja kaminaga. Siis panin sauna kätte, läksime võistlema ja ma mäletan teda, ta oli reaalselt närvis, ta oli täiega närvis, et ma lihtsalt kõrvetsin ta läbi, ta ei suutnud must kaugemale hüpata. Mulle tundub, et meil on Eesti oma Mati Nüganen on siit taustalt läbi läinud niimoodi, et ei ole tähelegi pannud. Kui nüüd mõelda, kui ma oleksin saanud suusahüppajaks, kui ma poleks Keilasse kolinud, no näiteks kui mõelda, poleks kolinud Keilasse, ma oleks tõenäoliselt, sest mul tohutult meeldis suusahüppamine. No ei ole midagi mõnusamat sellest, kui sa lendad seal. Ja siis ma oleks saanud mingiks Eesti siukseks Nüganeniks võib-olla, sest mulle meeldib joomine ka väga. Elame life'i. Kompott kokku ja arvestada sellega, et ma nagu mitmel korral elu jooksul olen ajanud täiskasvanud inimesi häiresse, et õpetaja arvas, et ma võltsisin tulemust ja nii, et mul mingi hüppeloogika on kuidagi kehas, nagu võtta loomulikust intelligentsist. Ja midagi taolist oleks võinud minust saada küll, jah. Aga äkki ma siis oleks juba praegu surnud. Aga tagantjärele mäletad, oli kahju, kui nii-öelda need treeningud lõppesid või see nii-öelda lavatöö, bänditöö, koorid, need võtsid ikkagi sellise, ütleme, et sport jäi nagu täiesti tahaplaanile või vahepeal tundsid, et tegelikult tahaks sporti teha või see ikkagi nagu etapp läks edasi? Ei, ta ikka jäi tahaplaanile, sellepärast, et siis tuli ka, ma ei tea, oota, kui vanad te olete? Peaaegu sama, mis sina, aga ütleme, et see mees on noorem mees. Ei no, võib-olla sa Vahur mäletad ka äkki või üks pikk periood oli, kus üldse lund ei olnud. See oli seal 80-ndate lõpp, 90-ndate algus. 4-5 aastat vist lund ei olnud, kui ma nüüd ei liial, võib-olla, aga see oli. See oli väga pikk periood, kui polnud üldse lund. Ja siis kuidagi mul jäidki pööningule need suusad. Siis mul olid need madalad botassaapad, need nokksaapad, vaata mäletad. Neid mäletame. Botase nokksaapad ja Adidas omad olid vähe vingemad juba ja olen kõik selle tee läbi käinud ka, jah. Seanahaga oled sõitnud või? Muidugi. Seanahk oli kõigepealt. Seanahk oligi, aga ma suusatamise ajal ma ka ei tundnud, nagu ma ikkagi olen niimoodi jalatrakku omale sõitnud, et ma mäletan seda ka, et ükskord läksime jälle kirurgi juurde, ma olin siukse raku siia kanna peale tõmmanud. See ei teinud tuimestust ka ega midagi. Ma ilmselt siis ei olnud või ta ei hakanud raiskama mingi poisikluti peale. Mingid teatud vanemad arstid ju arvasid, et lapsed ei tunne valu. Siis ütles mulle need, pane nüüd hambad risti. Ma panin hambad risti, lihtsalt hakkas nokkima siit mingi tangidega, ilma igasuguse tuimestuseta. Et need seanahasaapad on täitsa tuttavad. Siis sul on see tuttav ka, et seanahk, kui natuke saad edasi, siis tuli botas, siis tuli nokaga Adidas ja sealt liikus kogu aeg niimoodi üles poole. See oli selline areng nagu. No Adidas jah, ei olnud, aga siis oligi tegelikult, mul jäigi hästi pikk vahe sisse, sest siis ma olin selles show maailmas, see lumeta talved, siis ma juba sattusin, kes mul tekkis bänd, need asjad, bänd sai nagu kuulsaks mõneks ajaks ja siis see teatrikool ja asjad. Nii et ma sain 2010 või 2009 vist või. Ma sain ükskord siis Wismarist välja
ja siis mul manager kinkis mulle sünnipäevaks, kas see oli ühe spordipoe kinkepaketi, et ma sain omale osta siis Fischerid, oma elu esimesed Fischerid, punased, vabastiili Fischerid ja kõik saapad päris, nagu need olid ikka esimesed päris asjad. 2009 ma sain need osta, siis ma hakkasin jälle tegema. Hakkasin suusatama ja siis ma suusatasin ennast ikka üsna ruttu päris heasse vormi. No siin ma tulengi nüüd siia, et 2011 Ermaküla Hannes kutsus sind järjekordsele suusavõistlusele. Ma usun, et sul on endal ka see meeles. See oli see Ringvaate saates just, et kuidas sul seal läks? No seal läks nagu hästi. Seal läks hästi. Kas see on see kord, kus siis saad selle teise võidukirja? Jah, see oli siis teine suusavõistluse võit. 6-aastase võit Hiiu staadionil ja siis hüppe edasi. Olid juba vanus oli 38 vist. Jah, 20 aastat. 32 aastat hiljem. 32 aastat hiljem. 32 lausa. 32 aastat hiljem, jah. Tuli teine võit. Jah. Aga lähme sealt tagasi korra, kui sa olid Keila koolis, teismesiga juba kõva bände, aga siis tuli ju armeeteenistus peale. Ja armeeteenistus, ma kuskil podcastis jäi meelde, et seal pidi ikka kõvasti sporti tegema. Sõjaväes. Jah, oli muidugi. Seal läks ka tervis korda ja kõik asjad nagu sõjaväes. Ma olin Viru üksik jalaväepataljonis Jõhvis. See oli Eesti sõjavägi juba, üks esimestest. 90 algulist, jah. Ja seal oli ka muidugi iga hommik pidime kirsadega ja palja ülakehaga, olenemata ilmakraadidest. Talvel ka palja ülakeha ja kirsadega 3 kilti metsas jooksime. See oli nagu väga hea. Aga mina ei sattunud lahingkompaniisse, sellepärast, et ma olin õppinud trükkaliks kutsekoolis. Ja seal oli juba selle poole noore ajalt võeti mind ära sealt. Nii et lõppes trenn, kõik öeldi, et uus pall, 2 sammu ette. Või nagu nad rääkisid seal tolle. Ja siis tuli ma juurde niimoodi. Sa trükkalva! Siis mõtlesin, et olen jah. Trükkida oskad va? Siis, et oskan. Stoopi! Siis viidi mind staapi ja pandi kirjutusmasina taha. Hakka trükkima. Aga trükkal ja masina kirjutaja on 2 ise asja. Nad seda vahet ei teinud. Ja siis mul õnneks meil oli kodus ka kirjutusmasin olemas, see ema oma, must saksa oma. Meie vennaga selle peal ikkagi tegelikult nagu me kirjutasime laulusõnu ümber kasseti pealt. Et mul vähemalt ma teadsin, kus mis täht asub. Et ma võtsin ennast kokku, hakkasin seal trükkima. Trükkisin nii kiiresti kui oskan. Siis selle mingi teksti ära, mis ette andis, siis vaatasin, et mis ta oskab jah trükkida. Nii et mind pandi kohe tagala kirjutajaks ja varahoidjaks. Ma sain oma kabineti ja seal ma olin kuni teenistuse lõpuni. Ja välitaktikatel, kui metsa mindi, siis ma olin tagala kompanii ülema sidemees. Nii et ma ei saanud ka seal present kastis sõita talvel, vaid ma olin kabiinis ka selle ülemuse kõrval pidin istuma. Et ma kuidagi jäin ilma. Uksed avanevad, ka autouksed avanesid sõjaväes. See oli väga mugav positsioon ju siis. No väga mugav. See oli ikkagi väga mugav, sest et mul oli toidule ligipääs, riietele ligipääs, no praktiliselt kõigele, mis inimesel vaja on, oli mul ligipääs ja sideaparaat oli ka minu käes. See oli selline, Iisraelist toodi tollal ajal siis need kõik need Galillid ja sideaparaadid, juba suur kast, siuke keeruline masin oli see, millega ma metsas siis sidet pidasin. See oli kusjuures siukene aparaat, et ma teadsin, mis kanal see on, ma oleks saanud raadiojaamadele vahele segada, öelda. Kõik ikka ärgitsid, tee, aga sellest oli maksimumkaristus, see oli 6 aega kartsa, kui sükst pulli teeksid. Ma ei teinud. Aga sa pulli ei julgenud seal teha või? Kui sa olid seal varahoidja? Ei, mitte? Ma ei väga pulli. Aga siiamaani ei ole? Ei ole, jah. Jah,
et seal sõjaväes ja algul oli kõva jah, ikka nagu sporti selles mõttes, et aga siis kuidagi ka jälle tõsteti mind ära sellest võimalusest, et aga jõuame nüüd ikkagi sinna 2009 uued punased Fischerid, suhteliselt kiiresti taaskord tippvormi, 2011 aasta järjekordne suusavõistluse võit. Mis te seal Ermaküla saates tegema pidite? See oli sprint nagu vabatehnikas 1 kilomeeter, aga ta oli muidugi igaüks sõitis eri päeval, eri tingimused, sa ei saa suusavõistlust niimoodi nagu vaadata. Ermaküla ütles, et ei, et seal oli, et mul ei olnud kõige paremate tingimustega ilm. No ma ei tea. See oli nagu Top Geari stiilis saade, et Ermaküla kutsus iga päev endale külalisi ja siis pandi nagu rallirajale sõitma. No jah. Põhimõtteliselt niimoodi, jah, nagu Top Geari, jah, ta käiski, ta tõstis neid seal. Aga mul olid Risto Rooneti määritud suusad. Tõesti libisesid hästi. Sa läksid nagu päriselt nagu võistlema, lasid suusad ennem ära teha? No ma läksin jah, et kui juba, siis juba. Manager otsitas mind ka tagant, et kuule, sa oled praegu heas vormis, et mine, pane kinni see, vaata. Aga siis nagu paningi. Et ma nagu mäletan Annese nägu ka sellel hetkel, kui ma siis finišeerisin, siis ta vaatas mind, et ta oli nagu, tegelikult tal ei olnud hea meel. See oli sama hetk, kui seal keelekoolis see õpetaja küsis, et kes ei Jan Uuspäev. Samamoodi, jah. See oli nagu šokk. Tal oli tema umbes, ta teadis, et ma olen hakanud suusatama uuesti, eks ole, Risto Roonet ka oli mind metsa vahel näinud, siis andis mulle mingid riideid ja määris vahel mul suuski, kui ma palusin hästi palusin. Ja siis eks see Ermaküla vist teadis, et ma olen suusatanud, aga tõenäoliselt ta ikka ka, kui mõtles, et et tuleb mees umbes ega see parm mind ei ohusta. No ma ei tea, see on muidugi mina konstrueerin neid mõtteid praegu, vaevalt nüüd Ermaküla nii päriselt mõttes, aga tal oli jah, nagu üks näopool naeris, teine nuttis, ütleme siis nii. See oli lahe, jah. Konkurente ka mäletad, kes teil veel seal, kelle vastu sõita tuli? No seal oli see, nüüd lendas nimi peast ära. Ta oli Eesti Energia juht. Sander Liive näiteks ja ikka päris kõvad suusatajad olid seal enne mind selle oma aja sõitnud. Ma ei mäleta, seal veel olid. Ikka päris head nimed olid seal. Siis ma natuke skännisin neid protokolle ka ja Sportost teab sest palju. Sportosest lõin su nime sisse ja mina sain, et 2 Tartu maratoni, 41. teine maraton 2012-2013 aastatel ja väga tubli olid. 5 tundi 43 esimesel korral ja 6 tundi 54 minutit teisel korral. Et sul oli täitsa siuke hea periood ja suusa periood, võit ja no see 6 ei ole väga hea. No täitsa ju 6.45, peaaegu 7 tundi. No see on hea, aga 5.43. Vaasa lõpeti aeg, Et mis sind ajendas või kust tuli see mõte, et nagu läheks nüüd sprindivõistluselt 63 kilomeetri peale? Seal oli, ma käisin tegelikult, mis aastad need olid? 2012-2013. Tegelikult ma käisin vist see 2011 ka, siis ma katkestasin. Vot sellepärast ei olegi tulemas. Ja seal ei ole tulemast. Ja ma katkestasin, siis ma sõitsin ribadeks ennast. Siis ma olin siuke oma selle sprindituhina pealt, läksin maratoni sõitma. Ja siis oligi, siis mul see sisefileena on see, lähendaja lihas. Lähendaja lihas ütles üles. Nii et ma mingisugune 10 kilomeetrit veel sõitsin niimoodi, et ma tõstsin seda jalga edasi. Aga siis ikkagi siis viimases joogipunktis vaatasin, et ei niimoodi ma ikka lõpuni ei sõida. Aga kuidas seal on? Aga see 5, siis ma sõitsin nagu normaalselt, ma kujutan ette, et ikkagi ma nagu arvestasin. Ja see 3. ja see 6, siis ma sõitsin koos abikaasaga. Ma millegipärast keelitasin teda, et ei tule ikka pikka sõitma, et see on nii lõbus. Oli lõbus, Ta kirus mind ikka. Kirus, jah. Siis koos finišeerisime, siis ta ütles, et tema kunagi ei tule ei lühikesele ega pikale distantsile. Ta sai isu täis. Aga sa tegid nendel talvedel nagu ikkagi trenni ka ette ja olid nagu täitsa nagu valmis mees.
ja. No aga ma ei teinud selles mõttes, et ma lihtsalt suusatasin metsa all. Et nüüd mul on nagu hoopis teised ootused, et nüüd ma ikkagi nagu, sest ma ei ole nagu otseselt niimoodi klassikatehnikat mitte kunagi lihvinud. Keegi pole seda vaadanud nagu. No kui ma olin kunagi trennis käisin, siis küll, aga peale seda, ei ole. Et ma ikkagi käisin Raul Olle käest, sain vabatehnika tundi mõned paar-kolm aastat tagasi. Ja siis ma sain jällegi aru, et kui oluline on see käia kellegi inimese juurest läbi, kes teab, kes annab sulle, sa hakkad hoopis teistmoodi lendama suuskadel, kui sa ikkagi jälgid seda tehnikat, mitte seda aega või kiirust. See kiirus tuleb ise nagu juurde, kui sul tehnika õige on. Seks on vaja mingit teatud lihaseid, on vaja ja igast midagi veel on ju. Aga räägi meile, kuidas sul nüüd äkki 2 nädalat nüüd on suusaklubi lumitreener Ave Ojasoon on sind aitamas, et olete juba saanud nagu käima protsessi või kuidas teil läinud on see treeningute algus? Jah, et praegu ma siin nühin imitatsioonitrenni, et tundub, et saab isegi mingi võhma tagasi. Kepid kätte metsa vahel jooksma? Ja. Et siin, paar päeva tagasi ma olin just Tartus, mul kepid kogu aeg autos kaasas. Ma Kassitoomel seal tegin seda imitatsiooni. Et kui mingi võhma saab kätte mingid lihased, siis jõusaali ma pole veel jõudnud, aga ma lähen jõusaali ka. Siin nüüd paari päeva pärast hakkan jõusaali trenni ka tegema. Ehk siis nagu, et ma saaks nagu täis naudingu sellest maratonist ikkagi. Et saaks ma ütlesin vist, õnneks seda vist saates ei öelnud. Küsiti, et kas sul on mingi eesmärk nagu ka, et ma ütlesin, et ei ole, et peasid oleks nauditav. Aga tegelikult siis ei ole ikkagi päris õige, ma arvan, mingi aja see tuleb ikka panna. Ükskõik, kas ma jään sellest alla või seda on üle. Mingi stiimul, mis nagu ikkagi... Mingi stiimul, jah, aga ma vist panin omale selle liiga kõrge selle. Ma arvan, et ma ei sõida alla 5 tunni, aga tegelikult see 5 tundi, see võib ju olla seal, mul see 5 tundi on ütleme ees, et siis vastavalt, kui palju ma sellest jään aeglasemaks või kui palju ma siis kiiremini sõitsin. Aga kui võtta välja see eeskuju roll valmistume Tartu maratoniks, kui sa ei oleks siia pissipeatusse tulnud ja ei oleks Tartu maratonil, kas sa siis leiaks ka enda sees sellist tahtmist minna liikuma, sportima, mõned terviseradadel sa Nõmmel ju käid palju? No seal ma käin palju, jah, seal ma põhimõtteliselt nagu elangi, aga ikka mingi selline motivaator on alati hea. Me oleme nagu inimesena pigem nagu laisad. Ja ma olen nagu keskmisest veel laisem, aga ma arvan, et ma olen keskmisest veel laisem, et see on ikkagi õnnistus, kui saad kellegi treeneri endale nagu. Ja siis on kindlasti lihtsam teha, sest et muidu mind kutsub ainult lumi välja, eks ole, et ma ei ole kunagi elus esimest korda ma olen suusakeppidega metsa vahel, kui pole lund. Nende jalutuskeppidega ma olen küll vahel käinud, aga suusakeppidega, et nüüd ma saan aru, et see lumepuudus ei ole mitte mingisugune takistus, et harjutada suusaliigutamist. Aga sügis, suvi, kevad, mis sa siis nende kuudega teed, kui lund ei ole? Okei, nüüd hakkasid imitatsiooni tegema, aga kuidas sa üldse siis liigutad ennast nagu? No ma ei olegi nüüd, jah, ütleme nüüd ma ei ole 2,5 aastat vist pole üldse liigutanud, nagu mitte midagi pole teinud. Kuidas sa jaksad tööd teha? No vaat, see ongi nüüd küsimus. Talent? Et ei tea, et see, aga see hakkab ikkagi vaimsele tervisele, kui ei liiguta. Ikkagi, aju ei hakka tööle lihtsalt. Nii palju ikkagi ei ole nagu intellektuaalne olevus, vaid ikka pigem ahv. Et kui sa ei liiguta, lihastele tööd ei anna, siis aju ei tooda neid mõnuaineid. Aga seda kohe tunned, kui oled trenni ära teinud, et kuidagi nagu, nüüd on nagu hapniku ülevool, et... Ja, ikkagi tekib siuke presence, kohalolu tunned oma keha, naudid enda ilma mingisuguse filosoofiata. Aga kuidas sa 2,5 aastat siis suudad ilma olla üldse?
kui sa tead tegelikult, et see on olemas? See hea tunne füüsis? Noh, igasuguseid muid sündmusi seal, igasuguseid, mis mul olid seal, armumised ja igasugused asjad ja siis sealt kukkusin kolinaga jälle alla, et siis tekkis see vaimse tervisega päris suur probleem, on ju. Et siis ma ei saanud üldse kodust välja. Ei suutnud hambapesugi, tundus nagu sõtta minek. Et okay. Ma enne seda arvasin ka, et mis depressioon, räägivad, eks ole. Aga tuleb välja, et on olemas siuke asi. Ei suudagi voodist välja tulla, noh. Aga selles mõttes, et seal ikkagi sinus on puudu ikkagi see tegelikult tahtejõud, mis tegelikult su nagu tõstaks nendest allaminekutest, las ta läheb alla, aga ma lähen sportima ikka, et ma saan selle hea tunde. No see nagu on, jah. Minus ei ole üldse võistlejad ka. Tõenäoliselt ma ei oleks hea sportlane, mul ei ole võistleja, mul ei ole nagu seda võistleja kirge. Mul ei ole soovi teisi võita, seda ürgsoovi. No, kunagi Tõnu Kark rääkis ühe anekdoodi, mis mulle nagu väga meeldis, nagu minulik. Buda Munk käis maailmameistrivõistlustel seal kergejõustiku vaatamas, sattus juhuslikult sinna. Inimesed vaimustuvad ja jälle keegi hüppab, siis kõik vaimustuvad ja siis oli see 100 meetri jooks ja siis keegi tegi seal siis olümpiarekordi. Noh, millega see saavutatakse mingi poole sekundiga või? No, väga vähe, jah. Ütleme sekundiga. Ütleme sekundiga. Kõik kargavad püsti. Ja siis see Buda Munk, mis asja? Küsib seal ühe mehe käest, et mis siin toimub, et mis te rõõmustate? Ta võitis olümpiarekord 1 sekundiga. 1 sekundiga. Mis ta teeb sellega? et ma olen jah pigem selline budistlik nagu sportlane. Ma kulgen ja kui finišisse jõudes veel on keegi vastu, et ma saan hea. Kuidas sul praegu tervis on, et kui sa 2012-13 käisid maratonil vanus 38, ütleme, nüüd on juba 50+, et kas on vahet ka tunda, et kas praeguses vanuses peaks nagu rohkem enda eest juba hoolitsema liikumise mõttes? Kindlasti peab. Ainevahetus, ma tunnen, on juba teistsugune, niisugune vanema härra oma moodi hakkab minema, on ju. Ja siis see liikumine, vaata kui üldse ei liiguta, siis need asjad ka ei tööta hästi. Liiga palju liigutad jällegi, siis kuluvad ära. Et see ikkagi mingi optimeerimine peab olema toitumises ja üldse elustiili asjades, eks ole. Et eriti tänapäeval ma kujutan ette, et noh, ikka kõigil meil on see probleem, et no hakkad jälle mingit podcasti kuulama või mis seal maailmas nii väga toimub ja asjad ja lihtsalt sellest ei saa ära uppuda sellepärast, et siis juhtubki see, et sa ei jaksa välja minna ja lõpuks satud haiglasse, nagu ma sattusin haiglasse selle depressiooniga, läks nii hulluks see asi. Et need ei ole asjad, millega meie tavainimestena nüüd iga päev peaksime tegelema, et kui palju vägesi kuhugi peab viima ja kas kuskilt peab väed välja tooma ja mina ei otsusta seda. ma ei hakkagi seda otsustama, sellest ei olene suurt midagi, kui ma otsustan oma peas, et ikka peab viima kusagile vägesid juurde. Ma jään haigeks nende mõtete käes ja nii ma arvan iga teine inimene, et see on ülioluline vaimse tervise pärast just minna metsa, liikuda looduses, jälgida oma seda keha. Sest et see keha on nagu ikkagi sedavõrd tark, ta annab juba ikkagi enne meile märku, et hakkab meile märku andma, et kui oleks vaja midagi teha. Ja ma pean ütlema seda, et noh, nüüd see liigutamine ütleme nagu analüüsi tulemustele halvasti ei mõju. Pigem hästi isegi, ma ütleksin. Kas käisid tervisekontrollis, nüüd treener saatis? Ja treener saatis, jah. Manager ei ole enam, nüüd on treener. Osad on vahetunud. Manager võttis puhkust, nüüd on treeneri hoone all. 15. veebruarini sina puhka.
las me treeneriga teeme asju. jah, põhimõtteliselt jah. aga näitleja töö, sa ütlesid, et sa oled pigem nagu boheem. Ma kujutan ette, et päris paljud näitlejad on suhteliselt sarnased sinuga või? Ehk et see nagu elukutse viga või? No paljud kindlasti on, aga ma arvan, et enamus siiski ei ole. Et näitlemine ta on loominguline töö, minu meelest, nagu ka sport, loominguline või ärimehed on minust palju loomingulisemad kui on näitlejad. Näitleja ju täidab nii-öelda lavastaja käsku, eks ole. Ärimees loob ise. Aga näitlejate hulgas on väga palju hästi ratsionaalseid mõtlevaid, täiesti matemaatilisi, kes panevad täiesti dialektiliselt, niimoodi matemaatiliselt oma rollid paika, kes on pigem tänapäeval niisuguseid minusuguseid rock'n'roll tüüpi näitlejaid on vähe. Neid praegu elu on ka asisem, tunduvalt asisem kui tollel ajal, et ma arvan, et pigem ei ole minusuguseid näitlejaid palju, jah. Mul tuli meelde sellest Käbi Kukul, sa rääkisid seal väga hästi, üks hetk oli vaata, kui sa rääkisid sellest, et mingil hetkel oli vaja käbidega ja kividega loopida kedagi, ehk et siis nendele onudele ei julgenud väga lähedale minna, kellel olid raudhambad, kes olid siis sõjast tulnud, on ju, ja et seal oli vanemad sõnad peale lugenud, et teile, aga ma sain aru, et ikkagi neid kuidagi loopisite. Ma mõtlen seda, et kas seal võis olla see koht, kus sa tegid oma elu esimesed kiiremad spurdid või sealt äkki tuleb ka see, et sa sprindid oled ära võitnud? Võib-olla, sest elu oli hästi kirev, kui me olime niisugused nagamannid, vaata. Ja seal oli hästi palju liikus parmusid, meile tohutult meeldisid need parmud, nad olid huvitavad. Nende kallal sai aeg-ajalt nokkitud, aeg-ajalt sai lihtsalt juttu räägitud nendega. Ja siis olid need, me ütlesime nende kohta kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb. Need olid siis need sõjaveteranid, kes trügisid sulle järjekorras vahele. Siis need mingisugused sõjaveteranide naised, kes haisesid sibula ja küüslaugu ja ma ei tea mille järgi veel raudhammastega, kes nagu täiesti tahtlikult kottisid lapsi, Eesti lapsi. Nendele oli ju öeldud, et ma Ivo Uukivi rääkis ükskord tuli, et oled sa tubli oktoobri-laps? See ütles, jah. Ja siis mutt andis talle tohutult rasked kotid, nagu lapsele ilmselgelt rasked, vead need koju mulle, vedas koju. Konkreetselt ütleme, kasutas ära ja niimoodi nad kiusasidki niimoodi meid, et kogu aeg oli selline ja siis me ikkagi saime ega see ajas vihale. Nemad kasvatasid meis seda viha juba lapsest peale, eks ole. Seda ma isegi imestasin, et kui see suuremahuline sõda tekkis, et kuidas mul päeva pealt äkki seljaüdist tuli nii-öelda see meelde. Vene viha, eks ole. Mitte ma ei vihka venelasi, aga vene viha, see on midagi muud. See tuli nagu klõpsti jalkas ellu. Et see oli nagu nii, mis on lapsepõlvest peale sisse kasvatatud, sa ei saa seda takistada. Nad ise on seda teinud meiega. Ja ega siis oligi ikka vahest mõni ajas ikkagi niimoodi kiusas sind. Vanem inimene kiusab väikest last. Et siis ikka viskasime kiviga või käbiga või saatsime krõbedate sõnadega nad sinna, kuhu nad kuuluvad. Aga see mingil hetkel olid, siis pidi ära jooksma ka, vaata tavaliselt. Ja jooksma pidi, Kuna mina mäletan midagi sarnast, siis täpselt see nii oligi, et ainus asi, mis ikkagi päästis, olid kiired jalad. Kiired jalad. Jah, et see oli nagu selline hoobisport. Jah, nende kiliseb, koliseb, lonkab ja meliseb, need niikuinii ei jooksnud, nad olid nii tähtsad. Aga parmud olid, need jooksid, aga nad ei saanud kätte. Et parmudele aeg-ajalt ka ütlesime midagi ja siis hakkasid taga ja siis jooksid. Üks meil oli ja ükskord oli väga paha juhus. Mul pinginaaber, naabripoiss oli natukene siukene, kõndis aeglasemalt ja selle üks parm sai kätte. Nagu lõi jooksu pealt jalad alt ära, ma vaatasin tagasi, nagu kukkus. Aga siis oli õnneks ta sinna paika jäi, läks tagasi see parm, vaata. Aga et siis et said ikka seda tunnet ka, et kui midagi teed, siis sa võib juhtuda nii, et sa pead maksma ka selle eest. Et see elukool oli päris
tore on meil lapsepõlves. aga näitlejad, vaata sa boheemid käisime läbi, siis need, kes on matemaatikud peas, aga sport näitlejate jaoks täna, kui palju sa suhtled näitlejatega, kes on väga sportlikud või kes tekitavad sinust sellist motivatsiooni, et võiks ka olla, et mitte, et ei pea tulema kuhugi pissile, et saada sealt motivatsioon, aga su enda nii-öelda lavapartnerid, kas Veiko Täär hästi ja näiteks, kas see motivatsioon kandub ka kuidagi üle või see on? On muidugi, no Veiko Täär on mul üldse väga hea sõber, hästi lähedane sõber, ta on mu kursuse kaaslane ka lavakunstikoolist. Et no mina pean ütlema et seda, et tal oli see suusakool või mis üks saade ETV-s ja see oligi siis, kui ma uuesti suusatama hakkasin. Et see oli minu jaoks üks väga hea saade, ma vaatasingi Veiko pealt kõike, kuidas ta seal kohtus sportlastega, kes näitas oma nippe ja tehnikaid, et sealt see tõmbas mind hästi suur motivaator oli tagasi suusarajale tõmbamaks. Et see, mis tele näitab, see ikka loeb natuke? Loeb, muidugi loeb. Jah, ja ikka vaatad kedagi eeskujuks või kes nagu on. Üldiselt näitlejad pigem ongi sportlik rahvas. Kuidas praegu, kas meil varsti tulevad uued videoklipid, kuidas sa treener Avega hakkad ka nagu nii-öelda õpetama, et kuidas sinul see teekond nüüd läheb? Palju, kui tihti te üldse nagu töögraafikus olete neid treeninguid mahutanud, et praegu on niimoodi, et me saame kord nädalas kokku, ta annab mulle ülesanded kätte, vaata. Aga me leiame kindlasti võimalusega, et me saaksime nagu tihemini, et praegust veel ei ole õnnestunud, aga mul on seal kibedamad ajad saavad varsti mööda, jõuluaeg on, noh, tead, näitlejate viljalõikusaeg on see jõuluaeg. siis saame ka tihemini. Aga 2-3 treeningut on ta ikkagi sulle planeerinud? Ja, 3. 3 ikka? No 3 kindlasti ja siis vaatame, kui ma jõuan, siis nagu rohkem. Aga 3-ga tundub optimaalne või siuke, et paras jagu või juba tekib selline... No, ma olen mõelnud niimoodi, et vaata, et sul oleks endal mugavam on vähemalt nagu üle päeva. Kõige lihtsam on niimoodi, et see iga päev. Siis sul ei ole viilimisvõimalust, vaata. Kui sa paned nagu, ma ei tea, aga üle päeva siis on ka juba midagi, et noh, et sa kuidagi mingi asi, kuidagi sa pead selle aju ära trikitama, et sa ei saa viilima hakata. Meil käis Ain-Alar Johanson esimeses valmistume Tartu maratoniks saates, siis tema ütles, et selline esimesed 2 nädalat tuleb nagu hambad ristis ära kannatada, et tekiks nagu selline harjumus ja uus nagu see rütm endale teha. Ei no ongi, noh. See on küll õige jutt, jah. Mul oli nagu esimeses trennis Avega, mul oli küll siuke tunne, et oi, et keel oli ninast väljas mingi esimese 2 tõusuga. Ja ma mõtlesin, et pagan, et nüüd sai vist midagi väga valet lubatud, et ma ei tee seda ära. Aga ma mõtlen, jumal tänatud, iga tõusuga järjest rohkem ma hakkas see pulss ikka alla tulema. Mõtlesin, et äkki ongi pekkis midagi, et ei toimi enam. ei tulegi pulss alla. Aga hakkas tulema, et lõpuks ma panin juba ikkagi väga mehiselt juba. Noh, minu endal oli mehine tunne, mäest üles vaata, eks ole, et õnneks hakkas nagu juba esimese trenniga hakkas nagu tundus, et mingisugune areng pump hakkas tööle nagu. Aga tervisekontrollis käisite ka ära, et kas sealt ka mingisugune hea peegeldus või mis seisundis nii-öelda 50, pühapäeval 52 juba? No ma lähen nüüd reedel, meil on otse-eetris ju, eks ole. Reedel ma lähen nüüd neid analüüsi tulemusi kuulama. Lähengi koos, Ave vist ei tule, aga Mänetseriga. Koos kaameraga koos läheme. Paned ülikonna selge. Kuulame, kuidas mul tulemus. Ma ise vaatasin sealt üle, et väga hullu ei ole, et kõik peaks enam-vähem normis olema. Et võid teha? Ja, et analüüside tulemuse järgi ma küll võiks teha. Koormustesti ma ei ole veel teinud, ma ei tea, võib-olla peab sellega tegema. Põnev oleks ju teada. Ja. Ma küsiksin korra, vaata, see oleks depressioonist, ütleme need napsuvõtmised või väga rasked ajad sinu jaoks, aga seal ei olnud sul vahepeal käinud läbi see lihtsalt, et tegelikult väljapääs ongi nagu liikumine. On. Et reaalselt väljapääs on liikumine, et see ei ole ju mingisugune tuumateadus, et see välja mõelda, et küll, võtan napsu küll, aga et vahepeal peab ikka tervist ka järgi aitama, kas see nagu klõks ei käi või? No see käib teadvuses, aga meil on vaata, me elamegi selles mõttes kummalises maailmas, et meid ümbritsevad kogu aeg igal pool igasugused kiusatused
ja kahjuks on nii, et see on nagu paha tuju või ei leiagi mingit olemist, noh. Nagu oli kunagi selle brändi reklaam, kui tulevad 3 musketäri. Mingid 3 meest lihtsalt, kes nagu ei üldse näidelda ka ei osanud ja siis üks ütles tõesti kiretu häälega, mingit meeleolu ei ole. Nagu mitte mingid meeleolu ei ole. Kui sul on see tunne, see ongi kõige lihtsam kahjuks. See, et krakk, kaelaga hääl ja aga, aga hommikul oled nii väsinud ja need sealt tahaks ju välja tulla, ei taha või? No tahadki, väga tahad. Aga kui mingi ringi ära teed, tuleb kohe värskeks. Ja ma ei oskagi sulle öelda, mis see on, et mis see tõmbab nii ilmsesti, et lihtsam tee on see korplahti teha, kui võtta jooksutossud, eks ole. Aga see mingi tahtejõu teema äkki kuskil? Eesmärk. See ongi nagu tahtejõu teema ja seal on alati väga hea, kui tõesti nagu on keegi, kui keegi aitab sind. Keegi, kes sind kiidab, motiveerib, ütleb, et näed, otsud on seal ja siis ongi vaja seal esimest paari nädalat, 3 nädalat, et siis tekib juba sellesse sõltuvus. Et sa ei saagi oma päevatöid alustada, ilma kui sa ei oleks jooksutossusid jalga pannud korraks. Ei no ei saa napsu võtmist alustada, kui sa ei ole sporti ära teinud. Väga kas me napsu võtmist ei saa alustada, eks ole. Paned eesmärgi. Aga siis tihtilugu enam ei olegi napsu vaja, sest et sa selle metsas kõndimise ja sörkimisega saad juba need heaoluained tööle, saad kätte need ajus, eks ole. Ja lükkab nagu eemale, selle muud asjad. Et jah, see on nagu palju parem, et kõrvalnähud ei ole nii hullud, alkoholil on väga hullud kõrvalnähud, see on ikka mürk. Sport võib ka mürk olla, kui see liiga palju saab, eks ole, aga noh, sportis, et see on kummaline asi jah, et see aju, teda tuleb kuidagi nii trekitada, et noh, kui sa oled muidugi täitsa mustas augus, siis tulevad ravimid abiks, eks ole, aga see on ikka äärmuslik lahendus. Et ikkagi liikumine. Aga kus sa praegu Tallinnas, on sul seal kohalikud terviserajad või kus sul kõige mugavam on või millised kohad meeldivad või sõidad Kõrvemaale näiteks? Ja Kõrvemaal ma käisin päris palju suusatamas, see oli siis üle-eelmisel aastal või. Mul tohutult hakkasid need rajad meeldima. Aga kõige rohkem ikkagi ma käin seal Trummi ja Harkuradadel. Sest ma elan nende kõrval kohe, sealt on mul ainult rajale astuda ja olengi nagu rajal, eks ole. Kõrvemaa rajad on, aga need on nende aegviitud ja nendega veel ühendatud. See on täiesti täielik paradiis, just ma tahtsin võtsid sõnasuust ära. Presidendi rada ja. Ja. Kas sulle meeldib pigem väike ring või suur ring, kui sa lähed suusatama? On sul mingi plaan, ütleme, et praegu ma saan aru, sul on treener, plaan, aga kui sa lähed ise nüüd välja, mis sa endale eesmärgiks paned? Kui mul on aega, siis mulle meeldib ikka suur ring, niimoodi 20-30 kilomeetrit, eks ole. Aga selline väike jupp on ka hea teha, kui on mingi natuke aega, ütleme niimoodi, kui on vähem aega, eks. See oleneb ka, vahest mõtled, et sa oled, nüüd lähen teen hea suure ringi ja siis esimese 5 kilomeetriga saad aru, et täna ei ole nagu see. Ja siis sa pead arvutama, et kas see on nüüd see tunne, et tõesti pole see või tuleb see alguse surnud punkt ületada. Tuleb ületada, on ju? Jah, enamalt on midagi see, et tuleb see surnud punkt ületada. Aga vahest paneb, võtta suusad jalast ära, parem mine siis tõesti. Sa enamasti käid üksi sportimas või kutsud vahest mõne sõbra kaasa või keegi kutsub sind kaasa? Ma käin, enamalt ma käin üksi. Veikoga olen käinud. Veiko Tääri, armsa kursavennaga. Veiko on see mees, kes oma naisega siin, mina toon hommikul talvel, tulen suusakooli, teen enne 8 uksed siin lahti, siis Veiko tuleb juba suusatamast tihti peale. Ja ta on hommikul varajane. Ta on ikka väga vara, kõik rajad on esimesed jäljetab tema tavaliselt sisse. Jah, no Veikoga on jah, kui ta proovi tuleb, siis tal on juba mingi õhtu. Proov hakkab kell 11. Ma näen, tal oleks vahest on tal silmis, et oleks lõunaoinakut vaja. Kas näitajate puhul tajud ära ka seda, et kas see kuidagi avaldub laval olles, kui mõni näitleja on nagu paremas füüsilisest vormis või sina ütled, näed, et sul oli mingid ilged augud, aga tööd pidid ikka ju tegema. Et kui sa sisened sinna tead, et 2 aastat pole teinud, et tegelikult on nagu päris raske, siis teine vend tuleb sinna värske või sellist asja ei tunneta?
ei tunnetab ikka. Tähendab, kui näitlejal on väga hea ajuvorm, kui tal on mõtlemise kiirus väga heas vormis, kui ta mängib rolli niimoodi, et tal on hästi kiired ümberlülitused, ta on hästi kohal, siis meil ei ole mingit vahet, missuguses füüsilises vormis ta on. Kui ta on vaimselt hästi hea näitleja. Aga vahest on ka nii, et on nagu ütleme niisugune ületreenitud näitleja või, et tal ongi, ma näen, tal ei ole plastilisust kehas enam. Robot? No kas nüüd robot, aga midagi sinna poole võib olla, ja ma näen ka, et tal on mingisugust liiga ka, et ta ei mõtle ta ei ole selles rollis sees, ta ongi, ma näen ainult seda keha ja lihaseid, mis ei liigu nii hästi, et neid ei ole nii huvitav vaadata. Kulturismis on küll, kui inimene tuleb, teeb poosid ära, on väga ilus, aga ta ei ole 2 tundi mu ees, ei tee niimoodi, on ju. Aga näitleja minu ees ju etendus kestab 2 tundi või niimoodi, et siis ikkagi, kui ei ole seda aju vaimset, sisemist karakteri liikumist, ma ei näe, siis ei ole sellest sportlikust kehast paraku kasu midagi. Aga energia, selles mõttes, et üks asi on see tõesti füüsiline vorm, aga teine on see energia, et sul on nagu, oled väljas ära käinud, oled selle dopamiinid asjad kätte saanud, kas see ei kajastu kuidagi laval? Et tunned ennast ka, kui sa lähed vist Paidesse, jah? Muidugi kajastub, see kajastub niimoodi laval, et ma, kui minna kohe peale mingit päris pikalt distantsi, eks ole, ütleme seal suusatad 30 kiltsa ära mingi hea tempoga näiteks ja siis lähed pärast seda lavale, siis tegelikult sa näed, et see inimene ei jõua kohale lavale, see presence ei ole nii hea tal nagu, et ta ei suuda enam, ta ei ole nagu ära taastunud, eks ole, okay. Ta ei ole, see mõtlemine väsimus on ikkagi tuntav. See on nagu näha, jah. Kuidas praegu me vaatame õue, et vahest tuleb natuke lund ja läheb ära, et kas sul on see, et lumi võiks pärast jõule tulla, et siis on nagu see kiire tööaeg läbi või tegelikult võiks juba homne päev see lumi maas olla? Noh, selles mõttes see võiks ikka kohe, nii kui esimesel võimalusel võiks tulla maha, et see nüüd nii kiire ka ei ole see töö. Ma jõuan küll öösiti koju tihti lugu, ikkagi üle Eesti igal pool ma ju käin etendusi tegemas. Aga kui lumi on maas, siis ma saan hommikul üles. Ma ei tea, mis kummaline asi see on. Mul on see eluaeg olnud, et lumi äratab mind üles. Lumi annab mulle selle üldse mingi olemise ja energia. See on masendav, kui lund ei ole. Seda ei tohi niimoodi mõelda, et nüüd ma olen masendunud, lund ei ole. Okei, sa võtad ikkagi kuidagi lepid sellega. Ilma kritiseerimine ei ole üldse minu ilus asi. See nagu ilm on loomulikult nagu ta on, ilm on maakera, on meie ema. See ei hakka ju ema kohta ütlema, et mul on kole ema. Või näed, kole naine tuli ruumi, see ei ütle ju nii. Iga naine on ilus. Nii samamoodi on iga ilm on ilus. Aga nüüd, kui sa oled selle eeskuju projekti vastu võtnud, et kas sinu poole pöördutakse ka, et kuidagi teistmoodi nüüd või on see tuntav kuidagi või? Keegi küsib ka, kuule, mis tegid täna, et oled valmis või see ei ole mõju avaldanud veel, kuna lund ei ole? Ei, ikka tullakse. See tundub nagu, jah, ma saan kui aru sellest, et see tundub nagu pöörane samm minna suusatama 60 kilomeetrit, et see ei ole väga normaalne. Ma saan aru inimesest, kes niimoodi mõtleb, et ikkagi vaadatakse jah, et niimoodi, et müts maha, et võtad siukse asja ette ikka ja niimoodi. Aga mõtlen, see on see, kuidas, mis kellelegi sobib, minule sobivad niisugused kestvusalad. Kusjuures mulle sobib väga hästi ka tulistamine. Et vaata, kestvusalaga on see, et ta on nagu meditatsioon. Sa nagu paned proovile, kas ma veel jaksan, siis tundub, et sa ei jaksa enam, aga siis tegelikult selgub, suusatad edasi ja siis selgub, et jaksan küll ja veelgi rohkem, eks ole. Ta on nagu selline meditatsioonil hästi sarnane, et sa oled sunnitud selle negatiivse maha jätma. Et see, et ma ei jaksa, see ei ole praegu küsimus. See ei päästa päeva? See ei päästa mind. Mind päästab ainult see, mis on positiivne. Ainult see, mis mind viib edasi. See on meditatsiooni kuldpõhimõte. Sama asi on laskmises ka, miks mulle tiirus meeldib lasta. See on hästi sarnane meditatsioonile, et sa oled nagu eesmärgile
mis seal loeb, on see, kuidas on see laske stabiilsus. Et sa lased, sa oled hästi, hästi ühte punkti fokusseeritud, one point'id ja proovid sinna. Aga selleks, et tabada 5 või 6 lasku järjest võimalikult ühte punkti, sa pead ennast maha salgama heas mõttes. Sa ei pea, nüüd ma alles panen tead sinna keskpunkti ja juba on sul selle mõttega on sul lihased lähevad valesse asendisse, eks ole. Täpselt samamoodi on selle kestvusalaga, selle suusatamisega vähemalt, ma teoreetiliselt või natuke ma olen ju suusatanud ka, et on ka see, et või ma ei jaksa enam, siis ongi okei, võtad nüüd rahulikuks. See mõte, et sa ei jaksa enam, see viskad peast ära, see on juba ammune. Juba on 20 meetrit minust tagapool see mõte, et ma ei jaksa, vaid tuletad meelde, kuidas sa astud, kui kaugele sa käe tõstad, kaugele sa käe lükkad, kõik see, juba oled rahunenud, et sa paned oma keha õigeks jälle uuesti. Mis emotsiooni, minul näiteks Tartu maraton, olen ka korduvalt sõitnud, mulle õudselt meeldib alati on soe mustikasupp. Toitlustuspunktid, kas sul on ka teatud, oled mitu korda sõitnud, et ootad sa nüüd vandepunkt, nüüd ma jõuan Peebule, et võtaks seda hapukurki, et või sind jätavad need TP-punktid külmaks? See on hästi hea motivaator. On jah? On. Põhiliselt ma lendan Finneriga, ma olen lojaalne Finneri lendaja ja seal pakutakse ka mustikasuppi. Mustikamahl. Ainus asi, mis ma seal võtan, mustikamahl. No ta on peaaegu nagu mustikasupp. Maitse on sama. Ja siis on muidugi see ka see, see finišijook. Meie elu. Et see peab jääma sinna. See aasta ma ei saa seda võtta. Mul on pull perses, aga järgmine aasta. Kui ma midagi võtan, siis ma võtan finišis selle meie õlle. Ja siis lähen panen uuesti pulli perse. Et järgmine aasta ka stardis olla. See on tõesti, see on geniaalne motivaator, see on nagu, selles on vägi sees. Aga meie elu saun versus saun. Kumb siis kaaluks üle? Meie elu või saun? Ma ei oska isegi niimoodi neid panna. Tahaks kokku panna. Jaa, need ikka kokku. No saun on, tegelikult on nii, et saun, kui ma kodurajal olen, siis on mul kah niimoodi, et seal mingi lõpupoole, kui tegelikult juba oled tüdinenud, siis tulevad need saunamõtted pähe ja see annab kehasse sooja ja asja. Ja see saun ikkagi rammestab siin nii mõnusasti ära pärast. Pärast suusatamist tuled külmast metsast, lumisest metsast, paned sauna kütte. Peab olema mul on väikse kerisega saun, 20 minutiga on soe. Viskad puualud alla ja ongi. Ja siis see rahulolu tunne, kui sa saunast tulnud, see keha kõik, see rammestus pärast suusatamist just saun. Sellest on ainult üks asi veel mõnusam. See on golf. Okei, ei ole golf. Ma ei hakka ütlema, mis on, kõik teavad, mis on. No nii, Margus, kuidas meil on, jutt on palju olnud, meil on tegelikult igal saatel on stuudiopublik ka, et kaamerad võib-olla pole näidanud, aga meil on taustalt ka igal korral tuleb põnevaid küsimusi, et publik, pange teiega siis valmis, et varsti on teie kord küsimusi küsida, et me Margusega siin valmistasime veel ette mõned sellised fraasid nagu ongi, et kas kui pead nüüd valima, kaks valikut saad, et õiget valet ei ole, lihtsalt põnev teada, et kas suusatamine või saun? Suusatamine, see viib kuhugi ka. Kas treening või magamine? Magamine. Kas lavakunst või lumekunst? Võimatud küsimus. Okei, ütleme lumekunst. Pikad rajad või pikad tekstid? Mõnes mõttes on sama asi. Okei, võtan pikad rajad. Siis on, mis on või oleks su lemmik sportimise jook? Sportimise jook. Ma usun, et see
sportimise, mida spordi ajal juua või? no näiteks jah. Sest et tegelikult on see mingi tee, taimetee suhkruga, mingi taimetee, et jah, midagi niisugust. Kui maraton oleks film, mis žanr see sinu jaoks oleks? Ma usun, see oleks romantiline komöödia. ja kui sa ise ei saaks seal peaosatäitja olla, siis kes oleks see näitleja, kes selles filmis mängiks? Selles maratoni romantilises komöödias. Keegi peaks sind kehastama. Mind? Jah. Paneme seda siis mängima. Võtame välismaa omadest, paneks Leonardo DiCaprio või John Malkovitši. Aga Eesti omadest paneks Veiko Tääri. No nii, Veiko kuulab seda ja vaatab. Mul oleks ka üks küsimus, et kui nüüd Tartu maraton kenasti tuleb, lund on piisavalt, sina oled saanud suurepäraselt harjutada, oled olnud suurepärane eeskuju ja kui sa ütleks selle nime praegu, siis ta peab sinuga selle maratoni kaasa tegema, kes see oleks? Ühe korra võtsid sa naise, ta kirus sind naine on teada. Kes see oleks? Jah, kes oleks inimene, kes sõidab sinuga kaasas nagu, et ta oleks sõber sul või keda sa tahad konkurent. Argipäevast lahti raputada, et kuule, et näed, tule võta nüüd ka ja tee midagi. See oleks päris hea. Ma ütleks, et see oleks näiteks Vahur Teppan. Sa ei tohi kiiremini sõita, sa pead minuga koos sõitma. 2 nädalat tagasi mul isa oli ka siin puki peal rääkida ja siis tal oli üks õpilane, kes kutsuski ta viimane Tartu maraton oligi, kus ta pidigi, kas oli 6 või 7 tundi pidi seal sõitma. Ma arvan, et sa ei peaks vastu. Jan, aga äkki on sul mõni sõber, kes elab võib-olla ka natuke sellist, no sina oled ju meil ikka kõva elulooga mees juba, et sa saad ikkagi rääkida asjadest, mida sa tead, sest sa oled seda kogenud. Kas näiteks on mõni sõber, kes võib-olla, kellele ka sobiks see asi praegu, et oleks vaja see eesmärk tekitada ja just see Tartu maraton võiks olla lahendus? Kes vajaks nagu sellist sporti, liikumist, terviseradasid? Ma võtaks võib-olla siis äkki, eks neid on palju, ma usun. Me teeme grupi Jan Uuspõllu tempogrupp. Sel aastal võid sinna päris palju neid juurde panna. Ott Sepp võiks tulla ka. Ott Sepp, jah. Ott Sepp. Siis saaks nalja. Kuusid meil. Kelgu Indrek märgib selle märkmetesse endale üles, et Otil helistada, et kuule, võta ka see pull ette. Aga publik, teil on võimalust olnud, olge head, vürtsitage ka meie tänast jutusaadet küsimusega. No nii, Jaanus küsib. Minul on küsimus. Sul on pikad treeningud, sul on sõida Tartu maratoni A6 tundi. Mis mõtled sul on? Kuidas mõtled selle? Mis sa mõtled, kui sa sõidad 6 tundi Tartu maratoni, mis sul peas toimub? 13 aastat tagasi, meenuta. Minu mälu järgi seal käib ju, terve elu käib peast läbi. Et ma vahel mõtlen lapsepõlve peale, vahel mõtlen isa peale kindlasti, mõtlen isa ja ema peale, vendade peale. Siis võib-olla, ja siis tulevad niisugused õnne eufooria mõtted, et selline rõõm sellest olemasolemisest või eksisteerimisest, mis on ju filosoofiline küsimus, kas olla või mitte olla, siis maratoni rajal olles igal juhul sul ei teki seda küsimust, kas olla või mitte, igal juhul olla ja et noh, niisugused mõtted, sellised filosoofilised mõtted käivad ka mul peast läbi. Ja siis lähevad mõtted sinna finiši peale ja meeõlu peale ja sauna peale. Aga põhiliselt jah, positiivsed mõtted, ei hakka niisuguseid kahetsusmõtteid või need tulevad, ei tule raja peale. Treening annab see lühemeetri
no treeningute ajal on küll, ma õpin teksti tihtilugu. Kui ma olen ju väga palju niisuguseid monoshowsid teinud, mis on hästi mahukate tekstidega, niisugused 40-leheküljelised. Siis ma olen treeningute ajal neid tekste korranud küll. Ja see annab, metsas liikumine annab ju ajule väga hea siukse avatud asendi, et aju ongi väga hea meenutada asju, niisuguseid. Aga väga tihti on ka nii, et tuleb mingi laul, hakkad mingid laule looma. Mingid oma laulujoru niisuguseid täiesti. Need ei, no ma ei tea, laulad ju mingid laulu, täiesti tobedate sõnadega. Isegi niisuguste sõnadega, mida pole olemas. Puuluup. Ja mingi puuluubi sarnast asja nagu, ja. Neid mõtteid ja... No nii, vahva, kas meil on veel publiku küsimusi? Veel on võimalus, üks küsimus tuleb, tundub. Üks on siin treenitus ja treening, aga teine asi on varustus. Sa rääkisid oma elaanidest ja Fischeritest esimestest. Kui palju rõhku sa paned nüüd selle aasta maratoniks sellise tehnilisele poolele, suusad, saapad, kepid, määrimine? No jah, ma pole veel jõudnud mõelda selle peale, ausalt öeldes. Kepid õige pikkusega on enam-vähem. No suuska pole saanud nüüd proovida. Mul nii ägedaid Fischereid pole olnudki kunagi, nagu mul nüüd on. Ma ei ole kunagi proovinud neid karvaseid. Naharibadega, jah. Et mul täitsa põnevuses, mismoodi see toimib. Et kuidas moodi see toimib. Et kas ma sõidan maratoni nendega või siis ikkagi usaldan oma vana sõpra Risto Roonet, et tema suusad on, ma ütlen, seal, kus mina sõidan, tagapool. Siis Risto Rooneti suuskadega on ikka püsti hädas oled seal, et mööda saada kõikidest seal laskumiste peale, et see on omaette tegu juba. Ma ei tea, no suusavarustus, no riietus loomulikult, see on ikkagi öö ja päev võrreldes sellega, millega me lapsepõlves sõitsime, eks ole. Et see on hästi oluline. Siis kui tookord oli see start, siis oli vist hästi külm veel, 25 kraadi oli vist stardis külma, siis kui ma katkestasin, siis ma unustasin ajalehe, mul oli kaasas kõik, mul oli abikaasa teinud mingid jalakaitsmed, kõik asjad ja võib-olla ma sain külma hoopis, see sisefilee sai külma. Aga ma sõitsin muidugi üle ka, see aeg oli, ma kahjuks ei tea, kuidas neid kontrollpunkti aega, ma arvan, et mul oli tegelikult teoreetiliselt väga hea aeg oleks võinud tulla, kui ma oleks lõpuni sõitnud. Aga noh, põhiline, millega ma keskendun, on ikkagi see, et oleks see naudingu moment, et vahel ikkagi proovid, et kas ma nagu rääkida, noh, et ei sõidaks ribadeks ennast, sellel ei ole mitte mingit mõtet. Et naudiks. Ja siis ma katsetan seda ka, et kas mul on selline tobe asi, et stardis ma hakkan nutma alati. Ma vaatan, kas ma seekord ka äkki... Kas suurest heldimusest? Jaa, seal on midagi, see on nii ilus. See on ikkagi üks ilusamaid asju. Nad ongi selles mõttes täiesti võrreldav laulupeoga, et see start, et nii suur hulk nii toredaid, sõbralikke inimesi on üheskoos. Kõik tipust kuni viimase täpini. Karu või tipi ja täpini, kes seal sõidavad. Ja see on lihtsalt niivõrd ilus, et see kõik see ilu ühe korraga ei mahu hinge. See hing on ilmselt nii väikse hingega inimene, et siis pead osa välja purskama stardis. Ja see muusika ja et see on siuke ka ongi tegelikult on ju tore, aga 25 kraadi külmaga nutmine on keeruline. Aga Jan, viimane küsimus oleks minul selline, et sa oled ise ka seda öelnud, et need mured, depressioon, alkohol,
et seda on päris palju meil. Elame siis pimedal ajal ja sealt, kus me tulnud oleme, et eks neid võib igaüks enda jaoks ise lahti mõtestada, mis on põhjused. Aga mida sa soovitaks neile, kes täna nagu veel mõtlevad, kas liikuda, kas sportida või panna endale eesmärke, et mis see sinu tänane sõnum oleks, et sa oled ju ka vahepeal nii-öelda 2,5 aastat ei treeni, nüüd oled jälle ree peale saanud, et mida sa soovitaks neile, mis oleks see sinu sõnum? Et miks nad peaks? Nojah, see on nagu tegelikult on see liikumine kõige lihtsam pääseda nii-öelda hea meeleolu ja eneseväärtustamise juurde, sest see alkoholirada, see pakub leevendust, alkohol on väga hea poweriga asi, aga kahjuks ta viib sind üsna ruttu kusagile mutta nagu põhja välja, kust on veel keerulisem välja tulla pärast. Et kes on sõltuvusaldis, nagu me oleme paljud ja enamus on mingi sõltuvusaldis, et sellest teha omale kas või väike sõltuvus, et sul hakkab nagu keha sügelema, kui sul on tänane sörk või kõndimine metsas tegemata, et kehal hakkab ebamugav, et siis on õige, siis sa oled enda jaoks midagi väga palju juba ära teinud. Ja see tunne alati pärast seda, kui sa jõuad koju tagasi, ükskõik kas sa viskad siis diivanile või teed venitusharjutusi või lähed sauna, see tunne on alati pärast see, kuidas ma võisin üldse mõelda ennem, et kas ma panen need tossud jalga või ma ei pane. Loomulikult panen, et tuleta seda head tunnet just meelde. Et nendest halbadest pahedest lahti saamiseks mina olen alati kasutanud seda, et ma tuletan meelde seda kõike seda halba lõhna ja kõike, mis on halb, kui sul oled padu rajus pohmellis, mis on nagu siis seda, sa oled tegelikult võimeline seda kujutlema, et kui ma nüüd hakkan siin, ma ei tea, jooma, et missugune ma pärast olen. Samamoodi on võimalik kujutleda seda head tunnet, et mis tuleb liikumisest. Et see on nagu puhas rõõm, sa oledki nagu rõõmus, siis sa oled ka teistega rõõmus, kodustega ja sõpradega ja tervetad inimesi ja spordirajal minu meelest me ei pea nagu üldse häbenema, kui keegi vastu tuleb, et ikkagi öelge tere, et see on nagu nii loogiline. Sellega sa innustad kaaslast, sa ei tunne seda inimest, aga spordirajal, ikkagi, kui ta tuleb vastu, ütle tere või midagigi, et ma olen pannud tähele, et me nagu keegi tuleb vastu, siis hakkad otsima nagu, et oi, mul nüüd oli, mis oleks hästi tähtis mõte, mis ma nüüd mõtlen, et ma teda ei näeks, vaata, et ma tean, ma ise teen ka niimoodi, et alati ei ole tuju tere öelda, ei pea ütlema, aga pigem nagu see liidab meie ühiskonda ja kogukonda ja üldse me oleme palju tugevamad üheskoos, kui me oleme nagu omadele ütleme tere ja nii, et siis me oleme igal juhul, on meie elu palju rõõmsam ja ei pea olema ainult jõuludel head inimesed, kes tongis peaga annetavad jõulutunnelisse raha. Et vabandust, ma olen irooniline, aga see jõulutunnel, see on kõik väga hea, aga lihtsalt nalja võib teha ikka. Et kogu aeg oled ta annab sulle kogu aeg selle hea toonuse, et siis me ei lange nii palju sellesse nii suurtesse meeleolu kõikumistesse. Ja talume neid igasuguseid ärevaks tegevaid uudiseid kah paremini, et me ei saa neid lõpuni mõelda kunagi neid mõtteid, et inimene oma eksistentsis siin maakera peal on irratsionaalne ja me ei saa kunagi ette ennustada, mis täpselt tuleb. Aga me saame ette ennustada seda, mis enesetunne mul on 2 tunni pärast, et vastavalt sellele, kas ma lähen sporti tegema või ei lähe. Selle mõtte pealt ma arvan, et Eesti terviserajad meid ootavadki ja Ott Sepp, kui sa nüüd seda mingil imelikul põhjusel seda saadet vaatasid, siis
14-15 veebruar on sul võimalus siis Tartu maratonile kirja panna, erinevad sõidud, põhimaraton on siis 15 veebruar, selle saime sul juba paar kuud tagasi Janile kirja pannud, kui ta siin pissil käis. Et mina tänan, Jan, et sa Suusaakadeemiasse taaskord tee leidsid ja tänuks sulle siis Tartus on veel toredaid kohti ja Veespa kutsub sind siis vahest, kui sul rasked treeningud kassid oma lõpevad, siis mine lõõgastu. Mine lõõgastu ja aitäh, Margus, et sa aitasid seda jutusaadet mõnusalt siin veeretada Janiga. Super, aitäh, et kutsusite. Veespa, väga hea spa. Ning aitüma, meil on valmistume Tartu maratoniks jutusaadetes üks saade veel tulemas. Järgmisel esmaspäeval tuleb meil külla Eesti koondise üks hooldemees, Kaupo Tammemäe, kes siis sätib siia samma hooldelaua, võtab suusad, võtab igasugused suusamäärdet ja käime otsipulgi läbi, kuidas neid suuski siis hooldada, mis nipid, trikid meil seal maailmakarika tasemel varuks on ja millised head näpunäited igaühele anda. Nii et järgmisel esmaspäeval uus saade. Aitäh! Aitäh!